ei saanud kaitset üle eriti esimesel poolel, esimesel rünnak pannakse võib-olla sinu pealt, et see näitab, et ei ole nagu, ei olda nagu 100% valmis, et ei tea, et ju siis ja sellest me ei saanud üle, et esimene poolaeg me olime nendega hädas, kaitse jäime hiljaks või noh, lihtne kasvõi statistiline näide, et viskas meile teisel veerandajal 30 punkti ja me suutsime teha selle ajaga 3 viga, et kolm viga kaitses, nii et see näitab ka, et meil niisugune agressiivsus puudus. Teisest küljest jälle mingil hetkel tõesti nad viskasid väga hästi tabasid ja tabasid ka raskeid viskeid ja no mis siin salata, et ega kui siuke mees nagu Masutis viskab sulle tagant 4-4-3-st, siis isegi nende enda treener hoidis peast kinni ja eks see on kindlasti müts maha selle mehes, kes suutis nii hästi tabada. Milaknisest ma ei räägi, kes on Euroliiga kogemusega mees ja kes ainult siukseid kohti ootabki, kui vabaks läheb, et me ei hoidnud mingitel hetkel oma kokkulepitust kinni ja nii need siuksed apsakad tulid, aga noh, fakt on see, et kui me laseme meeskonnal visata pool aega üle 50 silma või 50 silma ja kokku 97 silma, siis ei ole meil suurt šanssi. Et tänane mäng, eks jah, nii puhtalt kaitsenahka. Timmu ei mängid, miks? No jah, et mängis oli kuidagi uimane ja kuidagi haevil ja oli nagu mängust väljas ja ma leidsin, et siis püüdsin siukest energiat mängu juurde tuua Valmo näol ja pärast ka Bretile anda ja Brett mängis minu arust väga ilusti oma 4 minutit ja püüdsin siukest energiat tuua aga Sokul oli ebaõnnestunud kuidagi see algus, et ei leidnud võib-olla mina ka seda õiget koosseisu, aga mingil hetkel nagu oli elavnemise märke, aga see oli kõik hilja, see oli tulekahju kustutamine.